Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaat Roosiaed, minu nimi on Heiko Aljasorg ja täna saate teema on pedagoogika teooria ja praktika. Saate külalised on Tallinna Toomkooli õpetajad Ahti Saares ja härra Lauri Koogas. Esimene küsimus on teile, et kas teie meelest on teooria ja praktika omavahel vastuolus? No, kas teooria ja praktika peavad nüüd omavahel kohe vastuolus olema, et pigem on teooria nagu aluseks, aga muidugi sõltub ju praktika alati ka nii-öelda materjalist või õpilasest, et sageli teooria ei pruugi võib-olla kõiki peeneid nüansse ära kanda ja ära katta. Ja alati sõltub ju, just nagu Ahti ütles, et sellest materjalist või valimist ja alati ka koostaja poolsest sellisest tagamõttest, et miks ta sellise küsimuse või sellise mõtte esitas. Et neid asju peab arvesse võtma. Et üldistuste tegemiseks alati ei pruugi sellest piisata. Aga läheme siis pedagoogika teooria juurde, et tänapäeva pedagoogika teoorias on selline seisukoht, ja see kõlab nii. Kuigi pedagoogikas on valitsenud üldine arusaam, et lapsed peavad kohanduma kooliga, hakkab üha enam maad võtma veendumus, et koolid peaksid tulema vastu ka nende laste vajadustele, kes nõuavad tavaliselt rohkem eripedagoogilist kohtlemist, et mis teie sellest arvate? No ma arvan, et neid lapsi on ikkagi päris hulk viimasel ajal koolides, kes vajavad mingilgi viisil sellist eripedagoogilist lähenemist. Laps kindlasti, tänapäeva laps ei kohane kooliga, pigem peab ikkagi kool ka olema paindlik ja sättima ennast tema järgi, sest nõukogude ajal oleks see olnud ka oma lapsepõlvest mäletame kooliajast, et ikkagi laps kohanes kooliga, kui vastupidi. Ma arvan, et me peame arvestama nagu kõiki erinevaid vajadusi, ükskõik milline see laps siis parasti on või milliste vajadusega. Iseasi, kas on nüüd olemas koolis seda piisavalt seda eripedagoogilist kaadrit, seda oskuskaadrit, see on nagu eraldi küsimus juba. Ma olen täitsa nõus, et ikka peaks lapsele vastu tulema ja samas kool on koht, kus lapsed peavad õppima kollektiivis ja üheskoos hakkama saama. Et elus ka lähevad nad siis tööle või kuhugi mujale, et neil on vaja selle kollektiiviga kohaneda, kes seal on. Ja ma olen näinud seda ka, et kui õigesti sekkuda, siis on tulemused ka olemas. Et ühe poisi puhul olen ma seda selgelt näinud ja täna ma vaatan, et sellest on olnud palju kasu. Et on olnud inimene tema kõrval, kes on aidanud tal toime tulla. Pedagoogika teoorias on tänapäeval selline seisukoht, et kuigi enamik koole püüab lahendada aeglast õpilaste probleemi administratiivselt, jättes nad klassikursust kordama, ei ole sellel lähenemisel mingid eelised, vaid ainult puudused, et kas te olete sellega nõus? No see minu jaoks nagu see klassikursuse kordamine seostub natuke sellise nõukogude ajaga, et kas ta nüüd nagu annab midagi, et see, ma ei kujuta isegi ette, kuidas see nagu realiseeruks, kui laps kordab klassikursust, et meil on ju võimalik olla ka paindlik, ma ei tea, koduõppe, mis iganes variandid, vanematega rääkida, võib-olla on võimalik seal eraõpetaja võtta, kes mõnes asjas järgi aitab, konsultatsioonid. Need võimalusi on tegelikult päris palju, et siin võib-olla kõiki need üles loetada ka ei saaks ja jääks ka ajast puudu, aga kindlasti see klassikursuse kordamine, ma arvan, see tekitaks ikkagi lapses sellist tõrget, sest ta ju teab, et ma jään kursust kordama, ma lähen sinna sellesse klassi, kes sealt alt tulevad, nii-öelda olen pisikestega koos, siis see suur poiss või tüdruk seal. Et ma arvan, et see on nagu juba selline mineviku teema. Jah, ma olen nõus, et neid peaks varem juba märkama, neid lapsi ja siis, kas või tugimehhanismi siis rakendama sinna. Ja samas ka nagu lihtsalt lapsi edasi järgmisesse klassi nagu edasi lasta, kuigi tal on eelnevad suured lüngad sees, et see ka see toob rohkem lapsele edaspidi keerulisemaid olukordi, kui on lüngad eelnevas sees, näiteks matemaatikas.
et kui on alt valemid selgeks tegemata, korrutustabel selgeks tegemata ja lastakse järjest edasi, siis lapsel on edaspidi väga raske. Üks selline teoreetiline seisukoht on ka selline, et intellektuaalselt andekatel lastel on rohkem kasvatuslikke probleeme, kui tavaliselt osatakse arvata, et kas see on tõesti nii? No see sõltub ikkagi nagu lapsest endast, et on ka mina klassis näinud, õpetajana näinud ka selliseid lapsi, kellel nagu ei ole absoluutselt mingisuguseid käitumislikke probleeme ja samas õppeedukus on keskmisest kõrgem. Sõltub täiesti individuaalselt, et siin ma ei hakkaks nagu kõiki ühele pulgale sellise teoreetilises plaanis panema, vaid vaataks ikkagi inimest nagu eraldi, et mõni on äärmiselt aktiivne, hyperaktiivne laps, saab võib-olla matemaatikas hästi hakkama, teistes ainetes võib-olla mitte ja on olemas lapsi, kes käituvad, kellel ei ole mingisuguseid probleeme, kes saavad oma asjadega ilusasti hakkama ja õpivad kõikides ainetes ka väga hästi. See sõltub ikka väga tugevalt nagu lapsest endast, et seal on nagu individuaalne lähenemine kindlasti väga vajalik. Mul enda praeguses klassis on õpilane, kes on intellektuaalselt väga tubli ja väga hea ja temaga mitte mingit käitumisprobleeme ei esine. Mul on pigem nagu vastupidine näide. Pedagoogikateoorias on tänapäeval ka selline seisukoht, et mõned inimesed on arvamusel, et erisoodustuste võimaldamine andekatele õpilastele ei ole demokraatlik, et kas te olete sellega nõus? No küsimus on selles, millise erisoodustus nii-öelda, kui see sõna iseenesest natuke majandusliku alatooniga, et milles see nagu seisneb. Et kas see seisneb siis lisaülesannetes, mida tõenäoliselt mõni mitte nii väga andekas või virk laps või tark laps ei taha teha. Sageli ka sellised väga andekad õpilased ei viitsigi neid lisaülesandeid teha. Et ka minul on olnud kogemus lapsega, kus ema oli väga mures, et laps ei õpi kodus. Ei õpi ei koolis ega kodus, sest kõik asjad tulevad talle väga kergelt kätte, ta on andekas laps ja ta praegu ma tean, et ta on niimoodi keskkooli lõpuni oma tööd teinud ja ka väga hästi hakkama saanud. Et siin nagu peab vaatama seda andekust ja võib-olla suunama seda kas väljapoole olümpiaadid, kõik sellised teemad. Ma jätaks selle võib-olla selle sõna erisoodustus nagu siin välja, et see ikkagi vajab jälle konkreetset case'i. Täitsa nõus. Pedagoogikateoorias on tänapäeval selline seisukoht, et senised uurimused ei ole suutnud leida tõendeid, mis õigustaksid laste jaotamist võimete alusel homogeensetesse rühmadesse. Selle asemel näitavad nende tulemused, et selline rühmitamine või klassides jaotamine kipub suurendama aeglasemate rühma paigutatud laste ärevust ja ebaadekvaatsustunnet, et kuidas te sellesse suhtute? No inglise keeles on näiteks meie koolis sellised rühmad olemas ja tegelikult on, mina õpetajana, puhtalt nüüd õpetaja otsast vaadatuna leian, et need on väga vajalikud, väga head, sest siin sageli suhtutakse nendesse eriti just kodudes eelarvamusega, et on nüüd rumalate rühm ja tarkade rühm, olgugi, et see ei ole sellega pistmist, mitte midagi. Ja tegelikult need lapsed on kõik selles mõttes tasavägised, aga mõni vajab lihtsalt natuke rohkem aega, mõnel läheb lihtsalt õppimiseks rohkem aega paratamatult, et asjadest või süsteemist aru saada, on see grammatika teatud teemad või seal sõnavara õppimiseks läheb rohkem aega. Et mul on hea meel, et ei ole suudetud leida tõendeid uurimuste poolt, et mis seda kõike õigustaks, et tegelikult on see vajalik kindlasti mõnes aines, näiteks võõrkeeled, võib-olla isegi ka matemaatikas oleks see vajalik. Mina ise olen matemaatikas selline suhke nõrk olnud kooli ajal ja võib-olla selline jaotus oleks näiteks mind võib-olla matemaatikas palju paremini järele aidanud või asjadest palju paremini aru saanud kui niimoodi ühe vitsaga löömine. Mina olin oma kooli ajal 30. klassis ja siis oli meil eesti keeles oli siis siis kiiremate lugejate rühm ja siis aeglasemate lugejate rühm ja mina olin seal aeglasemate lugejate rühmas. Ja
ma ei tajunud seda, et me olimegi nüüd aeglasemad või kehvemad, sest õpetaja suutis seda kuidagi nii professionaalselt sellele läheneda, et ei, meie ei tajunud ega ka siis need kiiremad ei tajunud, et me kuidagi kehvemad oleksime. Ja ma tunnen, et mulle täna oli sellest kasu, et rohkem pöörati meie lugemisele tähelepanu, rohkem harjutati meie lugemist, et noh, võib-olla kui klassis on võib-olla 12-13 õpilast, siis see nagu probleem ei tule nagu nii esile, et jõuad kõigiga rohkem tegeleda, aga kui sul on 30 või nii palju õpilasi klassis, siis sellest võib-olla oleks kasu. Pedagoogikateoorias on ka selline seisukoht, et halvasti lugevatel õpilastel puudub sageli motivatsioon, nad on passiivsed ega teadvusta endale oma intellektuaalseid protsesse, et kas selle seisukohaga võib olla nõus? No muidugi, kui ikka lugeda ei oska, siis tekstist ju aru ei saa, et selge on see, et siis läheb tal natukene keeruliseks ja on raskeks, et siin on ju nagu õpetaja professionaalsus pigem küsitud, et kas ta suudab seda last märgata, kas ta nii-öelda tahab temaga tegeleda, on tal selleks aega. Suurte klasside puhul, nagu siin õpetaja Lauri ütles, on see võib-olla pisut ka keerukam, aga väiksemate klasside puhul on see täiesti võimalik ja väike selline järeleaitamistund oleks omal kohal. Muidugi tänapäeva lapsed on jälle nii üle pukitud, et sageli selle konsultatsiooni aja leidmine on selline pigem keerulisem kui see lugemise selgeks õppimine. Seda nagu tähele olen ise pannud. Aga jah, ma nüüd olles õpetaja ka üks õpilane, kellel oli keeruline lugemisega ja ka tal oli siis abiõpetaja eesti keele tunnist käis ta ja siis õppis lugema ja lugemist ja mina näen, et on kasu, et ta praegu on ta 5. ja ta oskab täiesti kenasti lugeda, saab tekstidest aru ja ma arvan, et igati oluline on see, et laps oskaks lugeda. Ma veel vahemärkusena tahan öelda ka seda, mis ma olen tähele pannud, et väga sageli ka perekonnad on ise nagu huvitatud, et vanemad ka ise otsivad näiteks võimalust leida lapsele kas eraõpetaja, et aidata teda mingis asjas järele, ükskõik mis õppeainega siis parasti tegemist on, milles on raskusi. Nii et selles suhtes siin nagu kiitus kõikidele nendele vanematele, kes ei oota ainult koolilt, vaid ka ise omalt poolt panevad käe külge ja selline kodu-kooli vaheline koostöö on tegelikult mõjub lapsele palju paremini, palju motiveerivamalt ja eduelamus tuleb ka palju kiiremini. Täitsa nõus. Pedagoogikateoorias on tänapäeval veel ka selline seisukoht, et sotsiaalne kohanematus viib sageli alaealiste kuritegevusele või õigusrikkumisele, et kas see on tõene? Väga palju asju tuleb muidugi ka kodunt kaasa, kõik sõltub ka lastetoast tegelikult ja muidugi sõltub ka sõpruskonnast ja kus nii-öelda linnapiirkonnas kool on, et ma kujutan ette, et seal on päris palju tegelikult erinevaid aspekte, aga ka inimese enda nagu kalduvused. Et mõni lihtsalt kisubki viltu ja lähebki nii-öelda sellele halvale teele ja tunnebki huvi seal kohe mingisuguste, ma ei tea, alkoholi, tubaka, ma ei tea, narkootikumide vastu ja viitsi koolis käia, et väga sageli see sõltub ikkagi nagu inimesest endast ja ka sellest keskkonnast. Et muidugi koolil on siin väga suur roll tegelikult, kui kool ka omalt poolt nagu teeb selgitustööd ja väga sageli ka on vaja vanemaid aidata selles küsimuses, et perel on kiire, võib-olla vanemad ei elab koos, elavad lahus. Ka see, nagu see laps jääb nagu selle kahe alase haamri vahele, kelle juurde siis kuulub kas ema või isa juurde, on ka mul on selliseid lapsi olnud, minu töös olen kohanud. Nii et siin on nagu väga palju aspekte sellele sotsiaalsele kohanematusele. Eelkõige nagu põhjus on oluline, kus see tuleb, milles see seisneb. Seda õpetaja oleks hea, kui ta saaks märgata seda ja siis saaks sellega tegeleda ka kohe, et vanematega rääkida ja poisi endaga ja proovida kuidagi teda nagu sulatada sinna klassi kollektiivi. Et olen ise kõrvalt näinud ühte sellist olukorda, kus üks poiss seal oli ka selline keeruline seltskond natukene ja ta nagu väga hästi kuidagi ei sobitunud või ta ise ka nagu tegelikult väga ei tahtnud ja siis oli mingisugune hetk, kus ta 2 nädalat oli kadunud ja oligi, et kodust arvati, et läks kooli ja koolist arvati, et jäi koju, vanem ei ole nagu põhjendanud
ja siis tuli välja, et ta jäigi varastamisega jäi vahele ja seda veel koolis. Et noh, see on lihtsalt üks situatsioon, sellest ei saa nüüd tervet teooriat või praktikat teha, eks ole, aga jah, see võib viia küll selleni, aga just ma olen Ahtiga väga nõus, et kõik sõltub taustast ja lapsest endast. Et mõne puhul see, et kuigi ta võib-olla tuleb keerulisest taustast, ta ikkagi pingutab selle nimel, et kohaneda. Pedagoogikateoorias on tänapäeval ka selline seisukoht, et ka klassis esinevad käitumisprobleemid on seotud emotsionaalsete häiretega, mis on tingitud psühholoogilistest sisekonfliktidest. Et kas me saame sellega nõus olla? Nojah, siin tuleb ikkagi nüüd vaadata, milles see konkreetne häire seisneb, et seda nagu väga üldistada on keeruline. Et muidugi väga, mida mina olen ka ise näinud õpetaja töös, et väga paljud nagu probleemid tulevad tegelikult välja nagu hiljem. Et esimeses, teises klassis on kõik nii-öelda väliselt, kasutame seda sõna normaalne. Ja siis järsku seal kuskil paar aastat edasi näiteks lapsel tekivad ootamatult raskused hakkab puuduma ja kõik muu sinna juurde, mis sellega kaasneb. Et siin muidugi ka niimoodi üleskutse vanematele, et selliseid asju, kui ka kodus märgatakse, et lapsel on mingisugused raskused ja nii edasi, siis kindlasti tuleb ka kohe otsida abi, et väga sageli näiteks häbenetakse, ütleme seal psühhiaatrit või hulluarst, eks, kuidas ma lähen lapsega sinna. Aga tänapäeva elu on, või koolipsühholoog, et kindlasti tema juurde, tema nagu nii-öelda esimene selline tulekustutaja, kelle käest võiks nagu nõu küsida sellises situatsioonis, ka õpetajaga võiks rohkem klassijuhatajaga näiteks nõu pidada lapsevanem, et olen ise tähele pannud, et väga sageli lapsevanemad ei käi ka üle, eriti kui on teismelise eas laps, et on ka nendel raske. Et selles suhtes ongi siin nagu see tervitatav selline kodu-kooli vaheline koostöö, et vanem tuleb, räägib, ka mina ise olen õpetajana väga palju pidanud niisuguseid vestlusi pidama, nii-öelda jutumärkides nõu andma või oma seisukohta ütlema, kus mina seda näen. Ja tunnen, et sellest on olnud ka kasu ja väga suur tänu nendele vanematele, kes on nagu ka oma muredega kooli poole pöördunud. Nõus täitsa. Julge otsida abi. On see mõte. Julge otsida abi. Kui me vaatame veel ühte teoreetilist väidet, siis on ka siin selline küsimus, et kas see vastab tõele, et kas käitumisprobleemidega õpilased tingituna nende pealtükkivast ja häirivast ülalpidamisest kalduvad siis tõmbama õpetaja tähelepanu endale, et kas see vastab tõele? Et kui nüüd rääkida sellest, et kas käitumisprobleemiga õpilane siis püüab oma häiriva ja pealtükiva käitumisega tõmbama õpetaja tähelepanu endale, siis selles suhtes on nüüd küll õigus. Et kui on selline õpilane klassis, reeglina on neid üks, vähesel määral on ka teine nii-öelda natuke leebem variant seal kõrval, aga et siis tõesti jah, õpetaja peab temaga nagu tegelema ja mõnes mõttes ta ka nagu kulutab negatiivses mõttes seda tunni aega. Et õpetaja peab, 45 minutit on ikkagi ette antud konkreetne kellast kellani ajaühik, mida õpetaja peab siis tunniga täitma ja kui seal on siis mingisugused sellised häirivad käitumised hulgas, et siis seda aega ka tunduvalt tunni aega väheneb, mis on ju halvem nendele õpilastele, kes tahavad õppida. Mis on muidugi see, et tänapäeva lapsed ütlevad väga sageli välja sellise segajale, et sa segad mind ja ma tahan õppida ja õpetaja võib-olla läheksime edasi või õpetaja saatke ta välja, et õpetajad on ka isegi niimoodi öelnud, et mul on ka seda mitu korda ette tulnud, kus lapsed soovivad, et tema klassikaaslane välja saadetaks tunnist, et saaks rahulikult tööd teha. Ja eriti väiksemate laste puhul on ju see, et tegelikult nad kõik ju ootavad õpetaja tähelepanu ja kõik tahaksid rääkida, avaldada oma mõtteid, oma seisukohti ja kui õpetaja peab selle probleemse käitumisega tegelema, võtab see nendelt lastelt võimaluse saada õpetaja tähelepanu selles tunnis vähemaks. Ja mina olen oma töös kasutanud küll seda, et kui on mingi õpilane, kes
väga tahab rääkida ja teistel ei lase, et ainult mina, et ma tahan rääkida ja oma seisukohta avaldada, siis et ta vaataks, et näed, klassis on veel teised ka peale tema ja kõik tahavad öelda ja kõik tahaksid rääkida oma seisukoha välja. Et see jah, muidugi, nad nõuavad rohkem tähelepanu ja võtavad selle tõttu ka teistelt võimaluse rääkida ära. Kui õpilasel on probleemne käitumis, me kindlasti tahame, et seda olukorda lahendada, et kas see probleemi lahendamisel aitab see, kui me teame, mis on selle hälviva käitumise põhjused? No kindlasti. Kindlasti, kui on ikkagi probleemi teada, siis on seda võimalik ka sellele nagu adekvaatselt läheneda, sest väga sageli selline, ütleme, tunnisegaja, õpetaja jaoks ongi ta tegelikult tunnisegaja, aga võib-olla selle tema käitumise taga on mingisugune probleem, mida võib-olla on ka väga kerge lahendada iseenesest, aga kui me seda ei tea, me ei suuda seda endale sõnastada ja ei tea ka seda võib-olla pere ei oska siin ka oma sõna sekka öelda, et aidata või suunata, et kus see põhjus on, et siin võib-olla jah on ka see, et kui ütleme, ka koolipsühholoogi, kes abi saada seal, kas siis mingid testid või mis moel iganes siis seda läbi viia, seda teada saamise protsessi, et igal käitumisel on ikkagi mingisugune tagapõhi ja taust, et ikka inimene ikkagi, ütleme, ebaadekvaatselt ei käitu niisama nalja pärast. Seal on ikkagi mingisugune, kas tähelepanu vajadus, mingi erivajadus, mingi probleem, mida ta siis väljendab sellega. Me oleme Ahtiga siin mõlemad, eks ole, aineõpetajad, et aineõpetaja puhul on nagu keerulisem võib-olla ka selle nagu probleemi tuumani jõuda, et kui sa oled rohkem õpilastega koos võib-olla päeva jooksul, et siis sa jõuad sellele probleemile nagu lihtsamini järgi ja sul on nagu rohkem aega sellega tegeleda. Aga kui sa oled aineõpetaja, sul on see 45 minutit ette antud ja sa proovid nagu maksimaalselt seda anda edasi, et siis sul ei pruugi võib-olla jääda aega selle nagu probleemiga nii palju tegelemiseks. Mis ma veel vahemärkusena veel ka ütlen, et selliste probleemsete ütleme, kui lapsel on mingisugune käitumisprobleem, et siin on oluline ka nagu kolleegide käest, ka teiste kolleegide käest info kogumine, sest väga sageli on mõnes aines, näiteks kui ütleme, ta matemaatikas väga hästi saab hakkama, ei ole matemaatikatunnis käitumisega mingit probleeme. Mõnes teises aines, kui tal on seal, käitub ta teistmoodi, mõnes kolmandas aines jälle natukene teistmoodi, et tegelikult ütleme, kui on mingisugune selline probleem märgata, et siis tuleb vaadata ka kõikides, kuidas ta käitub teistes ainetundides ja panna tervikpilt kokku, sest muidu võib see väga petlik olla, kui ainult ühe aine põhjal seda hinnangut anda või sealt seda probleemi hakata nagu välja otsima, seda tausta peab välja otsima. On väidetud, et sageli on probleemse käitumise niisuguseks tegelikuks põhjuseks ärevus või ängi vältimine, et sellega võib nõus olla. Jah, jälle ikka jõuan mina isiklikult sinna, et mis on seal taga. Kas on seal ärevus, äng, mida ta tahab vältida, võib-olla mingid ka hirmud, lapse hirmud nii-öelda. Ja see kõik on tegelikult mask ja kaitsevahend, see nii-öelda jutuajamine või tunni segamine, häiriv käitumine. Mõnel on nii suur tähelepanu vajadus, et ta peabki kogu aeg seletama ja vatrama tunnis. Et see on jälle, jõuan kuidagi nagu sinna punkti, et sõltub nagu väga individuaalselt inimesest endast. Et mõni saab oma tähelepanu sellega, et ta saab häid hindeid ja õpib hoolega ja mõnel ongi vaja just sellist kogu aeg mingit motoorset rahutust või jutuajamist. Jah, see võib küll olla nii, võib avalduda selles, et kui sa ei tunne ennast mugavalt või sa ei tunne ennast hästi, et siis hakkad tundi segama või seda korda rikkuma. Aga see ei pruugi tulla, et seal neid põhjuseid võib olla väga palju erinevaid, nagu me eelnevalt oleme rääkinud. Ja väga sageli ka paljud tõmbavad ise endasse, kes ei ole ka selline suur, väga sõnavõtja, väga jutumees, et ta tõmbabki endasse ja selline vaikne väliselt nagu
korrektselt käituv, korralikult käituv laps on nagu selles mõttes palju ohtlikum näide, sest sa ei tea, mis seal taga on. Ta väliselt on nagu kõik korras, õpetada teda ei puudu, aga tegelikult on lapsel väga suured probleemid ja siis lõpuks, kui on nagu suur kahtede kuhi juba stuudiumis on ju, et siis hakatakse nagu vaatama, et oi, et mis seal nüüd on või mõnes teises aines, et mis seal nüüd, miks ta niimoodi on või täna õppis hästi, aga homme enam ei õpi hästi ja et seal võib olla täiesti ka inimese iseloomust. See on hea tegelikult, kui on selline jutuaja tüüp, et sealt on nagu kergem seda välja lugeda, seda tausta. Et pedagoogika uuringutes on uuritud häbelikkuse teemat ja siis on jõutud seisukohani, et mõned õpilased ületavad oma liigset ärevust või kartlikkust tõmbudes kõrvale või muutuses ebatavaliselt häbelikeks, ja väidetakse, et mõningal määral on häbelikkus seletatav vanemate poolt kasutatavate tasustamise karistusviisidega. Seejuures on häbelikkus eriti omane madala sotsiaalmajandusliku staatusega kodus pärit lastel, et see on küll päris palju väiteid, aga et kuidas tundub, et kas see võib vastata tõele? Nojah, kui nüüd ütleme nii-öelda mitte väga varakas perest laps satub nagu klassi, kus on valdav enamik nii-öelda varakatest perestest, siis võib-olla on see selline kindel taust, materiaalne taust, paljud käivad seal reisidel, vanematel on, ma ei tea, kallimad automargid, temal ei ole, et sealt võib see tingituna olla. Kui ei ole ka kooli vormi näiteks nõutud, et siis ka riietusega on see esimene selline väljendus. Minul on olnud selline tasustamise, et kui seda tasustamismomenti võtta, siis on küll olnud üks õpilane oli, kes õppis väga hoolega. Õppis väga hoolega selle tõttu, et iga 5 eest sai ta teatud summa raha vanema käest. Ja kas ta ei jaga seda teemat või ei jaganud seda teemat, tulemus oli alati tal väga hästi olemas, sellepärast, et see motivatsioonisüsteem oli vist pere poolt nagu lapse pedagoogilist arengut, kasvatuslikku arengut soodustav, olgu, et isiklikult ma seda ei kiidaks heaks. Aga ma ei saa seda midagi teha, kui pere on niimoodi otsustanud, laps ise mulle seda ütles, sealt ma seda ka tean. Aga jah, see häbelikkus sõltub ka muidugi inimese loomusest väga palju, et kes on ikkagi selline melanhoolsem tüüp ja kaldub sellise häbelikkusele, siis seal on ta lihtsalt nii ja ükskõik, see klassikeskkond ka on. Ma ka seesama tasustamise osa, et on ka tulnud ette selliseid perekondi, kus lapste positiivsed hinded makstakse kinni ja siis negatiivsete hinnetele siis järgneb mingisugune ebameeldiv asi, et kas siis arvutikeeld või siis telefoni mängimise keeld või mingid siuksed asjad, et ongi, see sõltub hästi palju lapsest, mõnele lapsele see sobib selline asi, mõnda ajab väga nagu ärevile ja et nüüd ta ongi nagu, tal on iga kord, et kas tuleb nüüd 3 ja tuleb nüüd arvutikeeld või siis tuleb 4 ja siis nüüd seekord ikka saab arvutisse ka. Et see ei pruugi anda seda soovitud tulemust. Aga samas ma olen ka nagu kogemuse põhjal näinud, et mõnede puhul see toimib. Et ta saabki oma head hinded, sest et ta on motiveeritud sellest, et ta saab raha sellest. Pedagoogikateooria on tegelenud ka selle küsimusega, et miks mõned õpilased on vaenulikud ja miks mõned on ka emotsionaalselt tasakaalustamatud. Ja seda on seostatud sageli siis perekonna lagunemise ning laste hülgamisega vanemate poolt, et kas selline seos õpilaste vaenulikkuse, emotsionaalse tasakaalutuse ja perekonna lagunemise ning laste hülgamise poolt, kas sellist seost võib pidada õigeks? Mingil määral küll, et täiesti sõltub nüüd muidugi ka lapsest endast. On olnud mul ka sellised lapsi näiteks, kes minu kui meesõpetaja poole tulevad, räägivad, kuna ta elab emaga koos, on lahus, isa elab, kes seda teab, kus praktiliselt ei puutu kokku ja laps otsib nagu, ta tuleb muga räägib sellised argielulisi asju, mida ta on teinud, kuna tal ei ole ühtegi muud meesterahvast, tal ei ole oma isa, kellega sellel teemal rääkida ja on olnud ka sellised liimist lahti lapsi, kes ongi tigedad, ongi kurjad, ei tahagi õppida, protestivaimu täis ja ma mäletan klassijuhatajaks küsisin, et mis seal võiks nagu probleemiks olla, aga vanemad just läksid neil lahku, oli vastus. Nii et ka selliseid situatsioone on olnud nii seinast seina.
no muidugi siin sõltub jah nüüd, et kui vanemad elavadki lahus, sõltub nüüd nendest vanematest endist, et kuidas nagu see laps selle kahe poole vahel ära jagatakse nii-öelda sellises negatiivses mõttes, sest see ei ole nagu normaalne situatsioon, kui pere lahku läheb. Aga paraku inimestel pered lähevad lahku ja see on see tõsiasi. Ja sõltub sellest, kuidas see laps nüüd välja on. Teismelistega on seda pigem seda kurjustamist või sellist tõrksust või protestivaimu, nagu ma olen rohkem näinud. Aga noh, ma olen täitsa nõus selles mõttes, et ikkagi ju kui pere laguneb, siis see mõjutab lapsi emotsionaalselt väga tugevalt. Et see on niisugune väga tugev emotsioon ja noh, ma olen ka näinud lapsi, kes tulevad sellistest peredest ja on ka, et poiss, kes muidu on täiesti siuke, mitte nagu üleliia eeskujulik käitumine, vaid siuke täiesti siuke nii-öelda keskmine ja järsku ta muutub selliseks, ütleb halvasti teistele ja on nagu siuke üleolev. Ja siis ma ka kuulsin klassijuhataja käest, et jah, et vanemad läksid lahku, et siis mõtlesin, no selge, siis ma nagu rohkem ei hakka torkima teda seal, et sa annad talle selle ruumi ja las ta siis olla, sa ütled talle, et okei, et see nii ei ole okei öelda, aga sa nagu ei hakka taga kurjustama sellest, sest sa saad aru, et sellest ei ole nagu kasu. Annad talle selle ruumi ja mõne aja pärast see läheb jälle loksub paika see käitumine. Aga jah, siin on ka nagu vanemate teema, et kuidas nad selle asja laste jaoks korda seavad. Nüüd oleme jõudnud järgmise väite juurde, et õpitud abitus on iseloomulik paljudele õpilastele käitumisele klassis. See seostub nende kalduvusega atributeerida oma ebaõnnestumisi pigem isiklikule küündimatusele kui vähesele jõupingutusele, õppimise või mõne muu tegevuse sooritamisele, et kas selle väitega võib nõus olla? No õpitud abitust ikka esineb. See on selge, et see muidugi tuleb jälle kodunt, et kui kas või oma toa koristamine ja või mingisugune, ma ei tea, millegi asja harjutamine, pilv või midagi sellist. Et sellist asja tuleb ikka. Muidugi kõik sõltub, millega laps tegeleb. Et näiteks, mis mina olen tähele pannud, on need, kes käivad kas trennis, kes käivad pillitunnis või laulukooris, mis iganes tegelevad millega väljaspool kooli. Valdav enamik õnneks õpilasi tänapäeval väga palju tegeleb väljaspool kooli ja see graafik on üsna tihe. Et siis nende puhul sellist nii-öelda õpitud abistust ise tuleb kõige vähem ette, sest tal ei ole lihtsalt aega. Ta teeb koolipäeva ära, ta jookseb viimasest tunnist isegi teinekord 5 minutit varem ära, et jõuda trenni, ta jõuab õhtu võib-olla 7-8 koju, hakkab seal veel õppima ja niimoodi päevast päeva. Et ta isegi võib-olla seda koormust peaks tal vähendama ja sellistel lastel seda kindlasti ei esine. Aga muidugi, kui on kodus arvuti ja ema koristab tuba ja selle ajal, kui laps on tahvelarvutis, siis sealt on see nagu väga kerge ka tulema ja hiljem ei viitsita ei klassi koristada ega midagi niisugust lisatööd teha, mis on vaja teha. Mina tooks siia juurde veel selle mõtte, lisaks sellele õpitud abitusele on see, et lapsed kardavad eksida miskipärast, et kas neil on pandud liiga kõrged nõudmised või nad ise on pannud endale kõrged nõudmised, aga nad kardavad eksida või nad ei julge eksida, et mul ei tule nagu nii välja, ma siis parem ei proovigi. Et sellist suhtumist, et lapsevanematena me teame, et väiksel lastel on täpselt sama, et ta tahab õnnestuda, nii väga tahab õnnestuda ja siis ta arvab, et aga see on uus asi, ma seda ei proovi, ma ei oska. Ja siis, kui ta alguses on tal paha ja ta ei taha ja selline trots on ja kui ta saab hakkama sellega, siis on tal jälle üks uus asi juures, mida ta oskab, eriti väikelaste puhul. Ja siis, me peamegi nagu õpetajatena ka, et see on okei, kui läheb valesti, aga et sellest peab sa pead õppima sellest, mis läheb valesti. Et see on okei, kui ebaõnnestud. Et ikka lähevad asjad, et tuli 2, ei ole maailma lõpp, saad järgi teha, eks ole, ja kui jääb ka parandamata mõni 2, mis siis on, ega elu sellepärast seisma jää. Et lastel on, et seda hirmu peaks maha võtma, et ainult 5 ja ainult 4 5 peavad olema sul ja 3 ei tohi olla ja et sellised asjad, et vaatame lapsest, et kui sa ei saa talt nõuda kõiki 5, kui on pea on kõvem otsas,
nagu öeldakse. Ja muidugi neil on ka see, mida väiksem õpilane on, et neil puudub ka see sellise rutiinse töö tegemise kogemus. Et kui näiteks ütleme vaja ma ei tea, korrutustabel pähe õppida või võõrkeeles oma sõnu pähe õppida, no siis mis fun'i on selles töös? Seal ei ole mitte mingit fun'i, on ju. Kuivalt sõnu pähe tuupida või korrutustabelit tuupida. Et neil nagu see ka puudub, et siis sageli ka sellised tööd tekitavad neis ka sellist, et ma ei saa hakkama ja ma ei oska ja see, et siin on nagu selline julgustus ka õpetajapoolne julgustus, väga oluline ka selgitustöö, et muidugi halvim on siis, kui kodunt on pandud nagu ootused peale, et sa pead kindlasti 5 saama ja kui on juba 5 –, siis paljudel on juba pisar silmis ja 4 ongi, et ta oleks nagu maailma lõpp, et sest kodus isa riidleb või ema riidleb või, sest ei ole ju 5, eks. Et siin võib-olla jah, ka natukene koolipoolsed selgitustööd, ka ise olen seda teinud, et number on nagu üks asi, aga teadmised on palju olulisemad. Pedagoogikateoorias on tänapäeval selline seisukoht, et kõige rohkem kalduvad petma õpilased, kes on ärevil või mures oma hinnete pärast ning need, kellel on madalad õpitulemused, et mis teie sellest arvate? Pigem need, kes on mures oma hinnete pärast, olen mina tähele pannud küll oma praktikas, et nad mitte ei kaldu petma, vaid nad just tahavad asja selgeks saada, et teha see asi korralikult ära. Et petmine pigem, kui nüüd seda sõna nagu petmisena, et see sõltub nagu täiesti inimese iseloomust. Et mul on endal üks õpilane, kes püüabki niimoodi nagu kergema vaevaga ja niimoodi natukene kasutada sõna susserdades selle asja kuidagi ära teha, et peaasi, et on tehtud ja punkt kirjas. Ja on täiesti selliseid, kes siiralt tunnevad nagu muret selle asja sisu üle. Nii et ma võib-olla selle sõna petma paneks nagu kas jutumärkidesse või sulgudesse, sest sellist, ütleme jah, maha tegemine, see on nüüd otsene petmine. Et seal ei ole nagu midagi rohkem rääkida. Aga tänapäeva laps õnneks on nagu ka väga paljuski pragmaatiline, et matemaatika eksami ma valin sellepärast, kui on eksamit vaja valida, sest seda mul on vaja. Võõrkeele inglise keele ma valin sellepärast, et seda on elus vaja. Ma ei vali seal mingisugust sellist ainet, mida mul tarvis ei lähe. Näiteks kui ma tuleviku karjääri arvestan, seal ütleme gümnaasiumi laste puhul on see üsna tavaline. Et laps on tegelikult ka väga pragmaatiline ja õnneks neid nii-öelda maha tegemisi või spikerdamisi, mina olen nagu väga üksikud elus näinud, kus ma pean selle vahelemise korral selle ühe sinna stuudiumisse kirjutama. Mina mõtlesin seda nii, et petavad need, kellel on vaja petta, et need, kes oskavad, need oskavad nagunii, neil ei ole vaja petta, aga jah, mina võtan ka petmist klassi kontekstis, kui siis kas spikerdamist, mahakirjutamist ja oma kooliajast mul tuleb meelde üks klassivend, kes oli super spikerdaja. Ta tõsiselt oli super spikerdaja ja õpetajad kõik teadsid, et ta on super spikerdaja, sest see tema nagu, kuidas siis ongi, tema see legend käis tema sees kogu aeg, eks ole. Ja siis oli, ma mäletan siuke värvikalt ühte olukorda, keemia lõpus viimane töö, õpetaja pani ta istuma ette pinki üksinda, et poisil ei oleks võimalik maha kirjutada. Nii. Ja ta andis oma töö ära ja siis me mõtlesime kõik, selge, seekord see vend ei saanud. Ja ta läks sinna radika juurde, võttis spikri sealt vahelt välja ja pani taskusse, läks oma kohale. Ja siis kogu klass vaatas suu lahti. Päriselt mees, sa tegid siukse asi ära. Et see oli siuke värvikas näide, et ta oli ka siuke vend, kes tahtis vähe kergemalt läbi saada. Aga täna ta on sõjaväelane, nii et täna ta ilmselt ühtegi kerget asja ei saa endale lubada, siukest asja, et Ja mina olen ka alati lastele puhul öelnud ka seda, et kui mõni teema on raske näiteks, et siis et ei pea õppima 5, aga te ei tohi õppida ka 2. Et on vaja ennast nagu teatud ainega, ongi vaja ennast nagu pragmaatiliselt pinnal hoida, on vajagi see 3 ära teha, eks, sest 2 variant on lihtsalt hullem. Kui ikka pea seal matemaatikat või keemiat või mingit muud asja ei võta, me ei saa sinna ju seda juurde võluda, seda teadmist. Ei võta, siis tuleb hakkama saada, aga mitte 2. Just. Üks seisukoht, mida tahaks veel küsida, on, et koolifoobia on algkooliõpilaste puhul esinev probleem, mis harilikult viitab emotsionaalse iseloomuga raskustele kodus, et
Lauri, sul on vist siin natuke lihtsam öelda kui Ahtil, aga Ahtil pigem nagu aineõpetaja seisukohalt, sul nagu pigem nagu klassijuhataja seisukohalt. Ma pigem see koolifoobia, pigem ma ütleksin, et ta on nagu klassist tingitult või koolist tingitult see koolifoobia, et mitte, võib ka jah, siia tuua selle juurde, et võib-olla kodust pannakse liiga kõrged ootused lapsele, et sellest tekib koolifoobia, aga pigem nagu probleemidest koolis sees võib-olla, et klassikaaslastega ei saa läbi või kiusatakse või midagi sellist või õpetajaga ei saa läbi või on raske koolis mõne ainega. Mina pigem olen nagu, näeksin seda asja nii, et pigem koolifoobia keskmes on pigem nagu koolis toimuv, mitte võib-olla nii väga kodune. Jah, et selles suhtes olen täiesti nõus Lauriga, et see ikkagi on seotud nagu ka klassi omavaheliste suhetega ja ütleme näiteks ka poisteklassi ja tüdrukute klassi puhul, eriti just poisteklassi puhul, et kui ikkagi ei saa nagu mingi ainega hakkama, et tekib natuke see võistlusmoment ja siis ikkagi tahetakse hakkama saada, sellepärast et poiste hulgas ei ole väga, kui nad omavahel on, et ei ole väga populaarne olla nagu kehva. Et igaüks tahab olla nagu mingil tasandil ja on see siis tase mis tahes, aga et niisugust laiskust ja minnalaskmist ja susserdamist väga ei sallita. Et pigem jah, see foobia väljendub võib-olla jah, mingisugustes suhete ja ainealastes küsimustes, et niivõrd kodu pigem ootab numbreid. Olen ka mina tähele pannud, kodu näeb ikkagi konkreetset numbrit, aga ta ei suuda näha selle numbri taga sageli tegelikult seda tööprotsessi, mis on palju olulisem kui see konkreetne number. Just. No järgmine väide tundub olevat päris elementaarne, et see vist tundub olevat päris tõene, et siin vist vastuväited vist ei ole, aga küsime selle ka ära, et ka koolist väljalangevuse probleem seostub koolist puudumisega, et see vist on tõene. Kui sa koolis ei käi, siis ega sa edasi ei saa ka, ega seal midagi ei olegi öelda. Ja koolist puudumine on nagu selles suhtes hästi paha asi, et see on nagu natukene jutumärkides küll, aga nagu narkootikum, et kui ta nagu selle puudumise maitse nagu suhu endale saanud, et see kasvab lumepallina. Et kui on, et sealt tekib nagu üks moment, et lahe on ju mitte koolis käia, on ju, et mul on vaba aeg järsku, aga teine asi on nagu see, et kui ta nüüd kooli tagasi juhtub tulema, siis ta saab nagu teada seda võlakoormat, mis on tal sellel ajal tekkinud, mis tegelikult ju mõjub jällegi see, et mis ma sinna tagasi lähen, ma olen ju nii ebaõnnestunud, ma pean nii veel kord puuduma, et ma ei saagi enam ja siis tekib see puudumise nagu vajadus veel kord suureneb ja sealt on juba nagu väga-väga kerge samm või väga lühike samm selle suuremate probleemideni tegelikult, kus enam nagu isegi kool ja kodu sageli käi üle, et kus on juba vaja võib-olla nagu juba tõsisemaid abisid. Kui veel sinna kõrvale tulevad nagu veel sõbrad, ka halvad sõbrad nii-öelda, eks. Et siis see allakäigutrepp on nagu väga-väga kiire. No mulle tundub ka, et see on päris tõene väide, sest kui võin oma kogemust öelda, et kui ma vaatasin näiteks 12. klassi riigieksami tulemusi, siis õpilane, kellel oli 0 puudumist, nad olid väga kõrged riigieksami tulemused. Kui ma vaatasin, et oli andekad õpilasega, kes olid haiguse tõttu näiteks 12. klassis palju puudunud, siis riigieksami tulemused ikkagi sellel oli oma jälg, nii et kui on võimalik koolis käia, siis tuleb käia ja kui tervislikel põhjustel, siis on kindlasti oluliselt keerukam neid eksameid teha, nii et ütleme ikkagi väga hea koolis käimine ikkagi tagab pigem parema tulemuse kui mitte koolis käimine vist. Ja kui üldse käiega, siis on muidugi võimalik ka teha. Mul on ka muidugi selline näide, et üks õpilane ei käinud ühtegi tundi 12. klassis, aga eksami tegi ära. Nii et on võimalik ka nii hakkama saada. Aga see on pigem nagu selline erandlik, et väga head tulemust ikkagi on raske saada. Võtame nüüd järgmise natukene ka sellise väite, mis koosneb erinevatest niisugust alapunktidest, et siin võib-olla peab siis natukene ka neid erinevaid momente võib-olla rohkem analüüsima, et kõrge struktureerituse astmega klassid suurendavad õpilaste kindlustunnet, kuid võivad olla töökorralduselt paindumatud ja tegevusvõimalusi piiravad. Täpselt struktureeritud situatsioonidel on sageli stabiliseeriv toime käitumisele klassis, et kas te olete sellega nõus? No jah, et kui nüüd võtta sellist reeglistikku või korda või kui need sõnu natukene nagu võib-olla ümber sõnastada, siis ühest küljest annab jah niisuguse teatud raami ja teatud struktuuri lapsele. Teisest küljest muidugi selline paindlikkus väheneb, sest mida mina olen tähele pannud, on see, et sa pead ikkagi vaatama ka seda nagu klassi üldist fooni, üldist meeleolu, et sa ei saa nagu minna iga
seltskonna juurde nagu ühe vitsaga neid lööma, et mõnes klassis ongi vaja struktuur paika, kord majja, asi töötab ja mõnes teises klassis, noh, sa võid seal ees, ma ei tea, pasunad puhuda, ma ei tea, püssi lasta, mis iganes teha ja seal ei lähe see kord mitte, nad ei taha neid reegleid, just on vaja selline vabam, demokraatlikum lähenemine võib-olla. Nii et siin ikkagi sõltub nagu sellisest klassi tervikust. On muidugi üksikult, jah, mõni laps tahab reegleid, mõni laps ei taha neid reegleid, aga kui me võtame nüüd nagu siin, nagu meilgi küsimus on, et ikkagi klassi kohta, siis siin on vaja vaadata nagu seda klassi sellist üldmeeleolu on vaja tunnetada nagu õpetajalt. Siin võib-olla ka see õpetaja nagu professionaalsus tuleb ka mängu, et eriti just teismeliste puhul on nagu seda vaja täpsemalt vaadata. Aga noh, ongi, aga mida väiksemad õpilased, seda rohkem neil on vaja neid piire, on ju, ja just seda struktureeritud sellist päevakava ja selliseid toimimisi, et siis ongi, et nad tunnevad ennast hästi ja nad tunnevad ennast turvaliselt. Et kui on selged piirid paika pandud ja nad ka teavad, miks need reeglid sellised on paika pandud, et siis on nagu kõigil on turvaline, kõigil on hea jälgida seda asja. Aga jah, et just, et mida nagu vanuse kasvades, seda nagu loomingulisemalt või nagu kriitilisemalt tuleb neid asju nagu vaadata, aga ma olen nagu selle koha pealt nagu väga veendunud, et mida väiksemad nad on, seda nagu selgemad piirid tuleb neile paika panna. Ja muidugi need piirid on ka seotud ikkagi nagu sellise klassi üldkorraga, mitte niivõrd sellise õppetegevusega. Et see õppetegevus ikkagi sõltub ka teemadest ja mis seal sisuks on, et mõni teema seal huvitub lapsi rohkem kui mõni teine teema, seal on vaja võib-olla rohkem diskussiooni tekitada, kui lihtsalt niimoodi ainult konkreetset töölehte täita. Aga jah, see põhireeglid väikestega. Just, ja ainealaselt ju ka hästi palju ju, eks ole, erinevad, eks ole, et kehalises kasvatuses või näiteks kunstis on ühtemoodi ja matemaatikas näiteks või eesti keele tunnis, eks ole, on teistmoodi. Et noh, need on hästi siuksed ainespetsiifilised ka. Juhtimisteoorias on selline väide, et kui tahame eesmärgini jõuda, siis tuleks see probleem, mis kõige rohkem takistab eesmärgile jõudmist, sellega tuleb tegeleda, ehk siis kui king pigistab, siis tuleb aru saada, kus see king pigistab ja selle probleemiga tegeleda. Ja nüüd üks selline huvitav teoreetiline väide, mille kohta tahan siis ka teie kommentaari, et avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et ameeriklased on üksmeelel koolide põhiprobleemi distsipliini puudumise osas, et see on nüüd ameeriklaste niisugune avaliku arvamuse uuring, et kuidas teile tundub, et kas see on ka Eesti kooli peaprobleem? No see võib, ütleme, mingi ajaga ja võib-olla mingites koolides saada nagu probleemiks, aga vaat siin tuleb ka nagu meie eestlaslik võib-olla selline niisugune, ma ei tea, rahvuslik omapära või et me ei ole nagu loomult sellised temperamentsed tüübid. Et ma ei tea, kui suur nagu või mida nagu mõtlevad nad selle distsipliini puudumise osas, et see nagu sarnaneb minu mõistega anarhia, et seal nagu võivad kõik teha, mis tahavad, et ma ei usu, et ta meil nagu probleemiks saab, et pigem see võib olla ikkagi selline lokaalne, et seal klassis on sul mingisugused paarkond tegelinskid tulgas, kellega on vaja nagu põhjalikumalt tegeleda ja mõni klass võib-olla kaldub rohkem jutustama kui mõni teine klass, aga et see nagu üldtendents, et koolis, meie koolis distsipliini ei ole, noh, ma sellega nagu väga nagu nõustuda ei tahaks või väga keeruline on sellega nagu nõustuda. No mis siis on Eesti kooli põhiprobleem? Või veel probleemi polegi? Ei, no probleem on alati, selles suhtes on küll, et noh, et ei ole probleemi, aga kas ta nüüd on nagu põhiprobleem, see distsipliin, et kui me niimoodi võtleme, et ma arvan, et võib-olla meie, kui nüüd nagu probleemi siin püüda nagu niimoodi eksprompt välja võtta, siis võib-olla sellised teatud, ütleme, et eripedagoogia võiks olla rohkem või seal koolipsühholoog võiks natuke, võib-olla isegi rohkem olla koolides, võib-olla suuremates koolides. Võib-olla sellised materiaalsed küsimused on meil nagu pigem nagu, mis teatud asjadele piirangud panevad, et lihtsalt füüsiliselt ei ole raha näiteks, et seal mingit spetsialisti palgata või midagi sellist. Et ma ei näeks neid probleeme nagu võib-olla nagu õpetaja lapse vahelises kontekstis, et et õpetajad on küll tublid, aga lapsed ei ole nii tublid ja vastupidi, et lapsed on ilmust targad, aga õpetaja ei saa hakkama, et pigem nagu seda meil nagu ei ole. Mina ka mõtlen, et
kindlasti on ja tuleb ette klassis neid distsipliini probleeme ja asju ja see on no, täiesti klassist sõltuv ja kõike, aga ma ei usu ka, et see Eestis nagu nii suur teema on. Nii, aga jätkame. Järgmine väide tundub olevat ka päris tõene. Ma pigem küsiks selle nagu teise nurgalt, et aidata lastel kujundada enesedistsipliini tuleb neid mõningal määral kontrollida ja suunata. Et pigem nagu võib-olla küsimus selles, et kuidas see enesedistsipliini üldse kujundada, et see on omamoodi ju päris keerukas kunst. No, siin oli meil enne sellest struktureerituse astmest juttu klassis ja eks see selline põhireeglite paikapanek kindlasti. Muidugi siin tuleb ka natukene võib-olla selline vastuolu, et kui kodus on nagu väga kõik nii-öelda väga vaba, et siis nüüd järsku koolis hakkavad nagu ilmselt reeglid peale tulema, et ma pean nii tegema ja ma ei tohi nii teha ja need asjad tuleb nii teha, aga mitte teisiti, et seal võib see konflikt situatsioon nagu tekkida, aga eks ta on selline pikaajaline protsess. Ega kool ei ole ju sõjavägi, et nüüd lihtsalt ongi täna nii ja käsk on nii ja kõik. Et eks ta on selline kasvatuslik küsimus rohkem ja see, mida varakult sellega rohkem nagu konkreetsemalt pihta hakata, sellised põhiasjad paika, siis seda paremini see nagu kulgeb, ma arvan. Üks selline oluline seisukoht on meil ka niisugune, et distsipliin nõuab mõõdukat tasakaalu struktuuri loomise ja hoolivuse vahel. Struktuuri loomine hõlmab juhendamist, kontrolli, standardite ja piirangute kehtestamist, tasustamist ja karistamist ning tegevuse planeerimist. Et mis te sellest arvate? Ja, et siin kontroll peab olema, sest et kui kontrolli ei ole, siis võib puududa motivatsioon teha asju. Et kui sa ütled, et nii on vaja teha, olgu, ja et määra näiteks endale ära, et selleks ajaks on näiteks mingi uurimustöö või midagi sarnast on vaja teha, mingi pikaajalisem ülesanne ja siis, kui sa ei kontrolli ja vahepeal ei uuri, et kuidas siis läheb selle asjaga, et siis võib ollagi see, et aga mis ma seda nagu üldse siis tegema hakkan, et ei kontrolli või keegi ei uuri, et sealt võib tulla nagu see asi, et ma hakkan nagu pärast tegema või siis, kui tähtaeg lähemal on. Et kogu aeg uurid ja tunned huvi. Ja et siin tuleb ka nagu see, mis ma ennem välja tõin, et oluline on, et lapsed saavad aru, et miks selline reegel või selline asi on tehtud ja miks seda vaja on ja et kui see nagu tagajärg on selline, et miks siis selline tagajärg või et mis siis juhtub. Ja et tal on vaja näha ka, et nagu juhtub ka nii. Sest muidu, et õpetaja võib öelda, et tagajärg on selline, aga tegelikult sellist tagajärgi ei tule. Siis see nagu viib õpetaja autoriteedi või see kogu selle protsessi nagu mõttetuks. Ja muidugi mina tõstaks veel esile siin ka sõna, mis läbi käis, mõõdukus, et see on nagu äärmiselt oluline, sest kui ma võtan oma kooli ajale, siis väga sageli õpetaja oligi selline pehmelt öeldes diktaator seal eesotsas on ju, kes käskis, poos ja laskis ja kui kellelgi oli teistsugune arvamus, siis see oli karistatav pigem kui mõtlemist soodustav ja iseseisvust soodustav. Nii et see sõltus muidugi ka õpetajast, aga selline tendents nagu nõukogude ajal minu koolis seda oli ja et siin just ongi, et see distsipliin sageli ei tähenda ka nagu sellist käsku, vaid sageli ka sellist just mõõdukas vormis korralduste jagamist, sellises viisakas vormis struktuuri paika panemist ja kindlasti muidugi mitte karistamist, kui mingi punkt on täitmata jäetud. Et pigem nagu tuua välja see, et kui täitmata on jäetud, et mida see kaasa endaga toob, mitte niivõrd seda, et kohe me karistame märkus sisse ja kõik, et see on nagu sageli see sõna distsipliin seostub rohkem sõjaväeliku sellise käsu liiniga, et ülevalt allapoole tulevad need käsud ja alumine pool reeglina üles käske ei anna. Räägime siis veel karistamisest ja selle tagajärgedest, et karistamise tagajärjed polevat sageli prognoositavad, et kas selle väitega võib olla nõus? Kindlasti.
olen mina isiklikult sellega küll selles mõttes nõus, et noh, et mida oleneb, millest me muidugi karistame, eks. Et oleneb, mis see tegu on, et kas see tegu kaldub seal, ütleme, visati seal aken kuskil kiviga sisse või mingisugused sellised konkreetsed asjad, aga üldjoontes nagu karistamine, pigem mõne õpilase puhul võib see tuua hoopis vastupidise efekti ja summubki ta sellisesse kiuslikusse protesti, ta ei tahagi võib-olla üldse enam õppetööga tegeleda ja see võib anda hoopis vastupidise tulemuse. Et pigem nagu siin see sõna karistamine sõltub ikkagi, kui seda sõna karistamine võib-olla ei olegi nagu hea sõna, siin võib-olla selline tagajärgede analüüsimine, selgitamine, et seda nagu vaadata ikkagi selle teo kontekstis ja ka selle õpilase kontekstis, et kellele ma ikkagi kelle juures ma löön rusika laual, ütlen, sa tegid halvasti ja kellele ma ikkagi selgitan selle teo ära ja arutame selle asja läbi. Et see sõltub ka väga palju nagu inimesest endast ja muidugi ka teost, kui suur see nii-öelda kuritöö on, mille eest siis karistama hakatakse. Aga jah, need peavad olema nagu omavahel nagu selgitatud, ja eelnevalt teada ka, et see, et mille eest, mis on tagajärg eelnevalt ja siis tal on võimalus ka nagu mitte teha. Et lapsel on see võimalus ja kui ta ikkagi teeb teades, andes endale aru, mida ta teeb, siis ka nagu selgitada, et miks see siis nüüd oli nii. Ja siis, mina olen näinud, et siis ka nagu siis on ta nagu ka õigustatud. Aga et laps peab teadma, mille eest ta saab karistada, mitte lihtsalt, et nüüd sai mõõt täis ja nüüd ta saab karistada, vaid et nagu see on konkreetne põhjus-tagajärg seos. Ja muidugi kool on ka eelkõige kasvatusasutus, mitte karistusasutus, et kui mingi tegu tehakse, et siis ei ole kohe esimene asi karistus, vaid ikkagi teo kontekstis täpselt, et vaadata, mis seal taga oli ja ma arvan, et selgitustöö on natukene parem variant kui selline karistus kui selline. Uurimused näitavad, et edukamad õpetajad karistavad tavaliselt vähem kui teised. See on niisugune teooria väide, et kuidas tegelikult on? Kõigepealt, milline õpetaja on edukas, et see sõltub, et ma usun, et näiteks meie koolis kõik mu kolleegid on tublid, töökad õpetajad, kes oma tööga väga edukalt hakkama saavad ja kui ma räägin edukatest õpetajatest, siis me tegelikult ju ei karista, kes me kõik oleme edukad õpetajad. Ma arvan, võib-olla see sõna edukus ei ole ka nagu päris hea, et võib-olla õpetaja, kes nagu suudab olla selline, nagu näha selles lapses ka inimest ja seda tegu mitte niivõrd esile tõsta, vaid teda juhendada ja kasvatada. Et nad selles mõttes karistavad küll vähem, aga nad ei karista, vaid nad selgitavad selle teo tagajärjed ja ära, et mis seal valesti läks ja kuidas oleks parem nagu teinekord teisiti teha. Seal on ka see, et kuidas see üldine foon seal klassis on ja see ainespetsiifiline ka hästi, et kuidas see kord ka või selline nagu struktuur seal tunnis on, et näiteks ma kujutan ette, et meie inglise keele tunnis, kus üks tegevus vaheldub teisega ja nagu hästi kiiresti, et sul võib-olla seda nii-öelda siis muud tegevust seal õppetöö kõrvalt võib-olla nagu keeruline leida, aga võib-olla mõnes tunnis, kus nagu sul on aega rohkem käes, vaba aega nii-öelda tunnis, siis seal võib tulla nagu neid nagu murekohti nagu rohkem ette. Aga et see karistamine, see siin koha peal et pigem ma mõtlen seda, et kuidas see tunni nagu kord või siuke süsteem seal tunnis on loodud. Ja muidugi eks selge on see, et mõne vennaga tuleb ka ikka konkreetselt rusikas lauale lüüa, sest seal aitab see konkreetne lause ikkagi palju paremini, aga see jälle sõltub jälle lapsest endast. Täpselt. Järgmine niisugune oluline huvitav seisukoht on, et kindlameelsus ilma range karistamiseta näib olevat see lähenemisviis, mis annab parimaid tulemusi. Kuidas selle kindlameelsusega siis on? See on niisugune, ütleme, põiklik järjepidevus või selline, et õpetaja nagu
põikpäiselt järjepidev teatud nõudmistes, et pigem nagu on võib-olla siin mõeldud nagu seda, et ta jääb ikkagi oma seisukohtade, et see on vaja klassi ära koristada või midagi muud ära teha, see harjutus on ikkagi vaja ära teha, et noh, siin ka nagu on vaja pakkuda alati see alternatiiv, et noh, kui on raske, pakun välja alternatiivid, seletame ära, teeme ära, või on koristamises probleem, okei, ma aitan ka sind natukene kaasa või midagi, et noh, et anda mingi nagu positiivne touch sellele asjale juurde, et kindlasti range karistamine, selle jätaks nagu mina nagu kohe kindlasti välja, et mitte, et nagu, ma ei poolda nagu sellist pehmust, aga noh, see karistamine, selline põhjendamatu rangus, mida ma ka oma kooli ajal väga sageli mõne õpetaja puhul nägin, ma ei ütleks, et see oleks kuidagi edasiviiv jõud olema. Ei noh, kindlameelsus ja järjekindlus õpetaja ametis on ju üks tähtsamaid asju, eks ole. Jah. Et kui sa oled midagi õpetajana lubanud, siis lastele jääb see väga hästi meelde, mis sa oled lubanud. Sul võib-olla endale ei pruugi meelde jääda, aga lastel on see raudselt meeles. Ja ongi, et õpetajana, õpetaja ametis kindlameelsus, järjepidevus on põhiasjad. Et tuleb seda olla ja siis ongi, et kui sa oled ka järjepidev ja nii-öelda siis käid pinda lastele mingite asjadega, siis nad lõpuks teevad ära ka, et kas siis sellest, et ma ei viitsi enam kuulata, kaua ta käib mulle pinda, ma teen ära selle siis asja. Või siis ka sellest, et midagi jääb siis nagu külge ka talle, et õpetaja nii palju ütleb, kuule järelikult siis ju siis on vajalik. Ja ega lapsel pole ka palju variante, sellepärast, et 9 klassi on seadusega ette nähtud koolikohustus, kus ei ole nagu väga palju ruumi suurteks diskussioonideks, et ka selles mõttes. Manööverdamisruumi on vähe. Ja manööverdamisruumi on vähe, et ega see variante palju ei ole, et sa pead ikkagi lõpuks ära tegema need asjad. Täpselt nii. Pedagoogika teoorias on tänapäeval selline seisukoht, et õpetajad saavad soodustada enesedistsipliini kujunemist õpilastel õppesituatsiooni selliselt korraldades, et õpilased töötaksid õpiülesandega maksimaalse aja, et kas see vastab tõele? Siis jääb vähem aega muude tegevuste jaoks, nagu meil oli ennem, et see mõte, et kui sul on, õpetajal on tund hästi nagu läbi mõeldud või planeeritud, ja see sõltub hästi palju nagu sellest konkreetsest teemast, hästi palju konkreetsest ainest, mõni tund, mõni aine ongi võib-olla siuke loomingulisem, võib-olla mingi siuke natukene nagu kunstilisem, teistsugune lähenemine, ma mõtlen kas või oma kehalise tunnis ka, et ei ole ka kogu aeg niimoodi üks tegevus, teine tegevus kogu aeg, kuigi seda tuleb ka ette. Aga et sõltub hästi palju ainest, aga muidugi loogika võtab seda, et kui sul on tööülesanne käes, siis sul on nagu vähem aega ka nagu muude tegevuste jaoks tunnis. Ja muidugi tuleb siia juurde ka see väga palju, et kus see tund ka päevas paikneb. Just. Et kui me võtame nagu hommiku esimene tund, siis on see tõesti selline vaikne rahulik, sest lapsed on suhteliselt unised, aga kui me võtame reede õhtu viimane tund, näiteks seal 7 tund või 6 tund, siis on kõigil juba nädalavahetus silme ees ja selle õppetegevusega nagu väga ei tegeleta või väga ei soovita tegeleda. Muidugi, mis on veel see, et ega seda maksimaalset aega ideaalis ei saagi ära kasutada või seda aega maksimaalselt, sellepärast et laste puhul on tegemist ühe jutumärkides muidugi niisuguse probleemiga, et nad on elus inimesed ja elus inimestel on ikka omad vajadused ja oma arvamused ja selle tõttu ongi see, et ükskõik kui hästi ka sa selle tunni ette planeerid või kohandad või kujundad, et ikkagi tuleb selliseid, sõltuvalt ka tunni asendist nädalas, teemast selliseid momente ette, kus sa pead nagu ka olema ka selline Figaro käigult ümber orienteeruma ja muud moodi tegema, et seal on nagu ka väga-väga palju muid tahke ja aspekte, mis mina olen ka tähele pannud nagu laste puhul, et ühes küljest sa tahad, et nad maksimaalselt teeksid, aga teisest puhul ei ole see nagu jälle mingitel kolmandatel põhjustel väga võimalik mõnikord. Ja nüüd on Eeli viimane küsimus. Tõeline distsipliin teeb lapsed õnnelikumaks. Kui nad jooksevad klassis ringi, hukutavad nad iseenda läbi segaduse, mille nad tekitavad, et kas te olete sellega nõus?
tõeline distsipliin, see siis mingi sõjaväeline rangus või milline, et mis selle tõelise distsipliin, kuidas me seda defineerime, et me peaks hakkama seda mõistet praegu siin tegelikult defineerima, et mis see tõeline distsipliin või suure alguse, suure D-ga see distsipliin on. Et noh, selge on see, et poisteklassid, kus ma nagu rohkem neid olen õpetanud, et poisid tahavad ringi joosta ja peavad ka saama ringi joosta. Et kindlasti nad ei hukuta iseennast läbi selle segaduse, et pigem pead vaatama, et nad võib-olla tõesti endale, ma ei tea, mingit viga ei tee, eks, et tööõnnetust ei juhtu. Aga ma arvan, et sellised põhireeglid, küsimus on ikka võib-olla põhireeglites. Põhireeglid on paigas, et teatud asju me teeme, teatud asju me ei tee, teatud asju me tolereerime ja teatud asju me ei tolereeri absoluutselt, me ei diskuteeri selle üle. Ja kui need reeglid on nagu paigas, need on paigas nagu kodule, koolile, lastele, et nagu siis see süsteem töötab, see distsipliin. Muidugi, nagu me ennem jõudsime ju seisukohale, et distsipliin annab ju turvatunde, eks ole, ja kõik tunnevad ennast nagu, et teatud nagu selles süsteemis hästi. No ja siis, kui nad muidugi ainult seal tunnis ringi jooksevad ja mingite muude tegevusega nagu ei jõua tegeleda, siis nagu ka on kehvasti. Aga jah, et see tõeline distsipliin, et see on, mina mõtlen ka selle koha pealt, et ta on nagu see tunnikord või see tunnistruktuur, et see on paigas, et siis tõesti. Neil on nad on õnnelikumad ja nad on ka nagu tunnevad ennast hästi, et nad teavad, et näiteks teatud käitumised ei ole tunnis aktsepteeritud. No muidugi sul on ka hea, selles suhtes hea, et sina saad lasta ka neil ametlikult kehalise tunnis ennast hukutada läbi segaduse, kui sa lased neil neid seal tühjaks joosta, et sul on nagu selles mõttes ka selline nii-öelda õiguslik nagu alus sellele, et mis on nagu selles mõttes kehalise õpetaja vaieldamatu privileeg. Cooperit joosta. Jah, täpselt, et ma ei kujuta ette, kas nad seal saksa keele või ajalootunnis nagu ringi jooksevad, jah, sõja mõne lahingsituatsiooni võiks nagu läbi mängida, aga siis me peame ka lõhkiste kulmude ja veriste peadega arvestama, aga see ei lähe nagu kuidagi kohe mitte. Ja viimane küsimus. Me oleme täna analüüsinud peaaegu 30 väidet pedagoogika teooriast ja te olete siis ka olnud 30 vastust, kuidas asi siis praktikas välja näeb, et kuidas siis tundub, et kas teooria väidab pigem nagu tõde või see sisaldab ainult osaliselt, või et mis proportsioonis me võiksime öelda, et kas 75%, 50%, 90%, kuidas tundub? No ma arvan, et ütleme 90 võiks nagu selles mõttes küll ära märkida või paika panna selle protsendi, arvan mina isiklikult, aga et muidugi siin on jälle, teooria on üks, aga praktika nagu selles mõttes reaalselt elus inimese peal seda katsetada, jutumärkides loomulikult katsetada, see on hoopis midagi muud. Et kõik teooriad ei pruugi nagu päris anda sellist, nagu kõik seadused ei katta kõiki eluvaldkondi ära, ei kata ka kõik teooriad ära selliseid pedagoogilisi, selliseid väga pisikesi nüansse, mis võivad jooksvalt töö käigus esile kerkida. Aga muidugi teooria kahtlemata töö alusena, asjadest arusaamise alusena on vaieldamatult selline baas, mida ei saa kahtluse alla seada või ignoreerida, et ma nüüd ei tee sellest teooriast välja ja ma teen oma moodi ja ka see võimalus on, aga muidugi jah, eks pedagoogikas on see paindlikkuse protsent võib-olla tundub suurem kui kuskil võib-olla reaalaines, kus arvutus tõestab asja ära ja diskussiooniks nagu ruumi väga ei jää. Ongi, et see teooria peab ju mingile praktikale või mingile asjale põhinema. Et kuskilt ta peab ju nagu tulema, et niisama nagu tühjast kohast seda ju ei teki. Ja kui me tänaseid küsimusi ja väiteid vaatasime, siis me olime ju väga paljuski olime ju nõus nende seisukohtadega, mõnel küll sõnastuse koha pealt võib-olla meie keeleruumis võib-olla nagu mõtleksime natukene nagu ringi, aga nagu üldpildis olime ju nendega ka nõus, et ikka, aga jah, et ma mäletan oma kooli ajal ka, et meil oli loeng, oli
oligi klassidistsipliin, et kuidas klassis distsipliini või niisugust korda saavutada ja siis panime kõik selle hoolega kirja, sest see on ju põhiasi, mida õpetaja peab saama, eks ole, ja lähed kooli noore õpetajana ja siis on nagu põhiasi, kuidas sa saad selle ja siis läksime kohale ja siis hakkasime punktide kaupa läbi vaatama, et näed, ei toimigi see asi või see teine asi ka ei toimi, eks ole, siin. Et see sõltub jah hästi palju sellest konkreetsest situatsioonist ja konkreetsest klassist ja kõigist nendest asjadest, et nagu Ahti tõi välja, et peab olema paindlik just, et kool on jah selline koht, et kus sa ei saa nagu väga jäigalt, et teooria ütleb nii ja nüüd ma nüüd praktiliselt panengi selle nüüd toimima ja nagu surun jõuga selle läbi, et peab ju toimima, kui teoorias on öeldud, eks ole. Sellist universaalsust ei ole olemas universaalset metoodikat, ei ole olemas universaalset teooriat, mis nagu kõik nüansid, kõik õpilased, kõik erivajadused, kõik korraga ära kataks, et selles suhtes siin peab ikkagi väga nagu individuaalset lähenemist ja tänapäeva kool õnneks on ka selline, mis nagu seda väga toetab ja soodustab ja et mul on hea meel, et seda oleme ka näinud, et nagu see kodu, kool teevad nagu ikkagi professionaalsel tasandil koostööd, et kui me läheme arsti juurde, meil on nohu, siis me ei sea arsti otsus kahtluse alla, et arst ütleb, teil on nohu, ma ütlen, ei, mul ei ole nohu. et sama ka siin, et kodu ikkagi näeb nagu seda, see õpetas ka ikkagi professionaali, et kui ta ütleb, et teil lapsel on raskused, siis me ei saa vanemana öelda, et oi, et ei ole, et tegelikult on ikkagi tubli, aga nojah, aga matemaatikas on kahed, mingis muus aines, et seal on nagu väga palju niisugused aspekte, millega tuleb tegelikult meil kõigile arvestada. Just. Aga väga tänan teid, härra Ahti Saares ja härra Lauri Koogas. Oli huvitav vestlus teiega. Me kuulsime vahepeal ka linnulaulu, erinevaid põnevaid loodushääli tuli siia veel ka juurde, ka selliseid laevahääli sai kuulda. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite Kultuurisaat Roosiaed, minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli pedagoogika teooria ja praktika. Saate külalised olid Tallinna Toomkooli õpetajad härra Ahti Saares ja härra Lauri Koogas. Peatse kuulmiseni!